bussi juures tegime kiired ampsud ning sättisime oma asju. Hea meel oli metsast välja saada. Edasine plaan oli minna Karasjoki kämpingusse duši alla ning ennast korda teha, et siis poodi minna ja toiduvarusid täiendada. Ning siis võtta suund ookeani poole. Roolis on ainuke mees, kes suutis metsast välja makates õllest loobuda. Impossible. Mida teha? Õllest loobuda. Palju võtame? 250 nokki ja 25 euril läheb. Kämpingus oli sularaha vaja ning esimest korda nägime Norra paberraha. Väga ilus. Päris ilus raha. Kas kõik raha tahad on kalaga? See oleks küll huvitav. Aga võtan veel, näeme ära. Mul on ka siin midagi, mis tuleb ära ajada. Mullitest. Metsast on tulnud. See on parliga n***sid, said bussid sajad oma parliga kuleda. Siia peitsime enne Norra minekut mõned asjad metsa ära ja nüüd korjame need asjad peale. Ja mõni mees jookseb seal juba. Ja seda õlut Norrast osta ei jaksa. 0,3-ne, 3,80. Et häda pärast ostame. Ikka Eesti elu on odavam ja parem. Vaatame, kas keegi on meie asjad üles leidnud või on need veel alles. Alles olid. Ma mäletasin, et mul oli six-pack. Täitsa alles olid. Kulando nii palju õlut ei tohi juua. Ma mäletasin, et mul oli põis ei pea vastu. Norra õlut, see kalli õlega peab, seda ei saa välja lasta, vaata. Kallis kraam. Lähme vaatame, kas teised leiavad ka oma kraami üles. Olemas, jah? Olemas. Yeah. Vaatame. Ragnar tuleb metsast. Ragnar, kaatsid metsas püksid ära või? Karu tuli. Tõmbas jalast ära, kui pääsisin putkuna. Kraam oli alles, jah? Joogid peale korjatud, jätkasime sõitu. Tankides nägime seal samas ka puust tehtud loomi. Ühe suure ja võimsa kärestiku juures puhkasime jalga ning imetlesime vaadet. Peale pausi jätkasime oma teekonda ookeani poole. Ahven näitab august väikest kikut. See 2 aastat pidi olema. Küll on tore, sest siin näen ma suusatavat kikut. Teised noored kõik on ammu rikkut. Seal pool Peipsit seest meie maale toodi sikut. Mis see kell on? 1.32. No aeg maas. Ja puud otsa veab ära küll selle. Kell on 12:30 öösel Norra aja järgi. Tahavad süüa teha. Hakkame telk üles panema, leidsime hea koha. Nii. Selline laagrikoht siis ookeani ääres meil täna. Me vaatame, siin täitsa tuttavad näod. Mis sa räägid? Täitsa tuttavad näod, lehvitas vähemalt. Ööbimine. Söömine. Telgid püsti ning nüüd oli õhtusöögi aeg.
mis sest, et tegelikult oli juba öö. Raif kuulada. Ilus kaamera, kust said? Päris nutine värke. See on ulme nutimees. Anna mulle ka. Raks ütleb nii. Rebimisest. Ütleb läheb rebimisest. Kell on 2:03. Päris päris. Esimene hommik ookeani ääres. Tere hommikust. Eile sõitsime mingi 300 kilomeetrit põhja poole. Oleme nüüd ookeani ääres. Ja öösel leidsime selle laagrikoha, nii et teeme oma hommikusöögi ära ja siis lähme vaatame siia alla, kui suured kalad tulevad. Pole veel ookeanist suurt kala saanud, ainult mingid väikseid. Google Mapsist vaadates peaks see olema niisugune sügavam koht, aga eks siis ole näha. Loodame parimat, võiks ju saada ka midagi ilusat. Teeme siin hommikusööki ja täna on meil praemuna koos peekoniga. Väga maitsev. Kõhud täis ja siis ookeani äärde. Vaatame, mis seal toimuma hakkab. Väga hea praemuna. Saab jah. Oli nädi. Seda on madaval, alla saada. Sõime kõhud täis ning asusime kalavarustust komplekteerima. Ookean oli paarisaja meetri kaugusel laagrist ning me jalutasime lihtsalt mäest alla ja olimegi kohal. Niimoodi tuli. Väljas oli korralik tuul ning sügavus polnud ka teab mis. Liikusime nukilt nukile ning peagi tulid ka esimesed saidad. Sellised tavalised, nagu me alati oleme saanud. Raifil on otsas mingi väike. Esimene saida käes! Vetikasist! Aga sipleb Raip. Ei, siin tundus madal. Ma kõndimise peal hästi vaikselt kerisin. Teine lant ka. Fish on, fish on! Sügavam vesi oli kahjuks kaugemal ning sinna me välja ei visanud. Pidime leppima väikeste saidadega. Vähemalt saime kõik käe valgeks.
Hannes näitas oma sportlikke võimeid. Ragnar, boks. Nüüd oleme kokku tulnud siia selleks, et ookeani pealt kala püüda. Kõik mehed on omas elemendis. Puhkasime ning peitsime ennast külma tuule eest. Mõtlesime, et siit küll kala ei saa ning peaks kusagile mujale sõitma. Yamaha. Iste on küll, jah. Jalutasime tagasi bussi juurde ning sõitsime Poolsaare tippu. Tulime siia lähedal asuvasse linna, et äkki siin on parem, ei pea kaljude peal ronima, et saame äkki kergemini kala püüda. Aga tulemuseks ikka mõned saidad, ei midagi erilist. Nii et esimene päev ookeani ääres ei ole olnud midagi erilist, sest luureandmed ütlesid, et siit peaks vähemalt paari... Kuradi lant otsas, kuradi ma ei võtnud lante ka kaasa, aga kuradi siin on igav ise kalama. No, Ragnar just ütles, et vist leidis hea koha. Aga siiamaani tulemused ei ole olnud midagi erilist. Aga eks näis, kell on alles 4:30 õhtul. Kõike võib veel juhtuda. Ka sadamas oli üsna tuuline ning ilusat kala me sealt ei saanud. Sõitsime teisele poole küla, lootuses, et seal on tuulevaiksem. No nii, 3. koht ookeani ääres. Õigaki, kui suured tursad hakkavad tulema. Annan teada. 3. koht ookeani ääres ja vaatame, mis siin toimuma hakkab. Lainetus on normaalne, tuul on teise kandi pealt, ei ole külm, ennem oli külm. Loodame, et tuleb ka ilusat kala. Ehk siis paistab. No Andre, tahtsid kala näha, vaata. Ma nägin, ma püüdsin. Ei, ta ei ole näinud või? Ma näitan. Mis sul on, äkki sul on raske? See, mis sa enne panid anda, see oli see apua väiksem variant, ma isegi oli. Kala, jah. Tuul oli tõesti vaiksem ning kala tuli ka paremini, aga ikka kõik väikesed. Ei ole see 3. koht ka midagi erilist olnud, nii et tuleb minna laagrisse, süüa kartulit ja liha ning puhkepausideks juua jahedat jooki. Koduloomad tuleb kaasa võtta ikka. See on jumal, kus sa... Ja küll, oma koju iga üks. Täna ookean meile midagi ilusat ei andnud. Aga õnneks meil on ühistoitu veel palju alles. Teeme täna kartulit ja liha ja nälga me ei jää. Sätime siin veidike asju ja hakkamegi süüa tegema ja kalalamäng on ka kaasas, nii et
jõuame veel ka teistmoodi meelt lahutada. Aitäh inimesele, kes selle mängu välja mõtles. Game on. Kalale mäng. Soovitan soojalt. Ando. Ookeaniga meil ikka ei vea. Panime oma kalavarastuse kokku ning toimetasime köögis. GoPro, take video. Ei, ta peaks ennast sisse lülitama ennast. Ta peaks sisse lülitama ja... GoPro, start filming. Sööma! Kuidas maitseb? Täitsa paelne. Ikka hea. Kõhud täis ja läksime suurde telki kalale lauamängu mängima. No nii, mis jama see nüüd on? Minal oli... Läheb mänguks. Ei, mul oli... Game on! Tutikad. Need ei haise. Ei haise, just nuusutasin. See läheb videtsa. Aga et sind varbad mädanevad sees, see on teine teema. -4. Kumbki neist võidab? Kumb? Nad hakkavad punkte lugema. 1, 3, 5, 20. 7. 47-ga võitsin. Järelikult. Öö venis pikaks ning hommikul võttis veidi aega, et maast lahti saada. Abiks oli hea kohvi ning korralik söök. Huvitav, kas siit mõne mehe toidu alt leiab kartult ja liha ka või on ainult majonees ja ketsup? Liha. Midagi kanne. Gourmet restoran. Tšeppenide hommikusöök. Kui kellelgi nüüd kõht tühjaks läks, siis meil on 2 tükki üle siin praegu. Jah, täna on reisi 8. päev ja et selle vedela toiduga vist veab välja, tundub, jääb ülegi. Pakkisime laagri kokku ning võtsime suuna Inari poole, et seal veel enne koju sõitu korralikus voodis ööbida. Püha päeva usun ma ja usun Püha järve. Püha järves elab kala Eesti rahva maiuspala kaske. Paranähtus tõuseb vara, võtab kaasa vallas vara raske. Auto tal on nagu sara, tali on kui härja kara kaske. Ei ta ägise ei hala, järve äärde jõuda jala laske. Püha järves elab kala Eesti rahva maiuspala kaske. Paranähtus tõuseb vara, võtab kaasa vallas vara raske. Vaadake, käbineid maha ei põleta. Kell sauna saab? Panin oma nime sinna. 3 minuti pärast on valmis. Selge. No nii, nüüd saime metsast välja natuke sõidetud ja võiks natuke puhata ka ja korraliku sauna teha. Võtsime Inaris omale kämpingut. Oi, tere mehed, siin käib juba mingi toimetamine. Ma loodan, et Raksel läinud seda tegema. Jälle või? Näe, kokk, meil on kämping tuli koos kokaga, et 10 eurot pidi juurde maksma. Minutis. 10 eurot minutis. Tundub, et on supipäev. Ja lõhna järgi panin ära praegu, paugutasin täppi. Raks, mis tegema läksid? Võib tulla või? Tule. Nii. Saun on meil siin. Oi, mingi mees siin. Ui, siin on juba udused. Tule vesi tuleb. Tere! Räägi, vaata peeglist.
käisime ookeanil, mitte midagi täna. Ei olnud turska, ei olnud saidat, ei olnud paltust. Tühi koht. Saidat ikka sai. Hästi turskasi tuli ka peale iga lähel. Ja. Saun on selline. Oli tursad olid iga lähel. Mina ei saanud. Sa ei saanud. No kooli raha maksmata. Ma jälle ei saanud. Alright. Saun on hea, eriti reisi lõpus, kus oled kogu aeg metsas olnud ja ookeani ääres. No nii nagu eelmine aasta. Jälle vaatame sporti kämpas. Mis teha? Vaata, kui meie Lapimaal käime, käib mõni äge spordivõistlus. Teile sooviks broneeringut muuta. Selge, aitäh teile. Mis nüüd just juhtus? Muutsime broneeringut, muidu oli kolmapäeval 9. kuupäeval kell 16.30, aga kuna meil siin reis tuleb väheke lühem, siis muutsin praegu broneeringu hommikuse laeva peale 7.30. 9 eurot pidi odavam olema, pidime lubas meile kuponge, mida saame siis laevas kasutada kohvi jaoks või midagi sellist. Kasiino! Kasiino, jee! Tabel or nothing! Ühesõnaga, kõik on korras. Vaata, nüüd see joodik tuli sisse. Hea mees, püsi hambad ära, aga põlut jooma. Kõige suurem joodik räägib. Kui te sellist looma metsas näete, siis jooske ära. Run far and fast. Until you still can. Sulle putru pakkus, kurat. Türa me hüppata veel. Näedki naine. Tee supp valmis või? Kuule mine ära siit, mine oma kampa ette jooma, kurat. See on siin näis. Anda on üle võtnud juba. Üle meelik siin. Õhtu möödus meil lõbusalt ning hommikul oli ikka hea ärgata voodis, mitte telgis. Äratus, 1, 2, 1, 2. Hommik. Võiksin anda välja siit, kõrgi ja hakkas eesin norskama. Ta oleks sitale juba. Kurat, vanaisa juba õpetas, et kunagi häda ei anna häbeneda. Tegime süüa, pakkisime jälle oma asju ning saime veel duši all käia ning valmistusime pikaks kojusõiduks. Kui meil kõike Manten läheb metsa. Mitte ookeani äärde suuri kalu püüdma. Kadunud mees ja trügisin laevale nimega Georg Ots. Vaata Soome, see on põtra tema, kus peetakse lugu ka töömeest ja seal alenusmüügidel marka veeretaan. Kui homme näen vanu tuttavaid, räägin neile kirbutori seiklusest vaid ja surnud autod laeva lükatas. Soome, pergele Soome, ma tahan sinna saada. YK-koodne Soome, sinna tahan vaid. Soome, pergele Soome, ma tahan sinna jääda. Ragnar, sinust ongi see laul, sa oled hell ja hea, kuni saad vastu pead. Eile käisime siis turistikas ja Raks ostis meil uue pukko. Näita oma pukkot. Võile. Ära aja läbustad bussi. See lahti, pealmine võru ainult keerleb. Võtab siledaks küll. Näita. Skarr maha, ma võin siit jala pealt ka näidata. Beebi, ära röösta bussi. Beebi nahk. Beebi nahk.
Sõidu ajal nägime ühe mäe otsas vaatetorni ning tegime kõrvalpõike, et asja uurida. Tegemist oli ühe suusakuurortiga, kus oli ka söögikoht ning turistipood. Kui üksikuid põhjapõtru võib tihti näha, siis sellist karja nägime esimest korda 5 aasta jooksul. Järgmine peatus meie teekonnal oli Tankavaara Kullaküla, kus saab näha kullaotsijate ajalugu, osta kulda ning soovi korral ise ka kulda otsida. This is 1 day's work and I give you also a certificate with it, so a good in English also if you like. They are in 18 karat gold. I made them in the beginning of summer. You can have a look here. So it is still possible to pan a gold here? Yes. And it's there is a guide. There are rubber boots and the river still brings the gold. It brings every spring flooding. I prospected. I'm a geologist, and I prospected, and this comes from the upper reaches of the river, about 200 meters from here. Okay. And every spring flood brings the sand also, which is for the visitors. Okay. And the best nugget this year found here was 1.7 grams, so big by a visitor. Okay. You can keep everything. You can keep also the side minerals, which are over there and which you see on the certificate. And even if it's a big lump like this one, which is rare, but you could keep it. Okay. Only the head is gold. The head is a gold nugget and the rest is 18 karat, 750 gold. It's really the best jewelry gold. I don't work below 18 karat. 24 is pure gold, 18 karat is 75%. The most common is 14 karat, 58% gold, but I don't use it. I use only the best. Because this doesn't give any problems in the ear by allergy or so. It is like pure gold. How much? So it is 70 the pair. To find a pair of nuggets which are quite equal to each other is very difficult. If you find maybe per week 1 nugget and then you find another one, but it's totally different shaped. Inimesed otsivad kulda siin. Kevadel suur vesi pidi tooma mägedest kulda alla ja siis tasub jälle otsida. Ilmselt sügiseks on jõgi tühi ja siis jälle kevadel loob suur vesi mägedest kulla kaasa. Räägi anda, mis sa said sealt? Mina esimesel aastal läksin muidugi kämblima. Sain omale tüki hõbedat, päris suure tüki. Kulda ei saanud, läksin kulda küll jahtima, aga siis kulda pidi kahjuks sõeluma ka ei jõudnud, et ostsin, aga asi seegi, sertifikaadiga. Siin mingi mineraal veel sees. Ma ei tea, mis asi see on täpselt. 15 eurot maksab tükk. Öeldi. Meeneks ostsime ka omale natuke kulda ning jätkasime koduteed. Ja mõju peal. Võtta vabata anda? Ma ei saa, ma olen kuri, kui ma olen näljane. Muusa! Proovi äkki niimoodi mõned. Peatusime ka Rovaniemis ja vaatasime, kas jõuluvana on kodus. Jõuluvana rääkis. Ütlesin, mine ära. See on nii paha laps olnud, et mine ära. Ära tule siia. Ütles, et tule jõulude ajal või? Ma panin ketaga, andsin kohe ketokuga peale.
Läksin kohe ketukad, ütlesin, enam ei tule, rääks. Sulle jõuluvana rääkis? Milline? See karvase habemega mees. Nägi mu muskleid sisse tulles, pani teisele korrusele lidumääres. Näinud kire. Soome, pergele Soome. Jõuluvana juures käidud. Teda küll kodus ei olnud, aga no midagi sai ikka ära ostetud. Nagu ikka, turistipoodides. Soome, pergele Soome, ma tahan sinna jääma. Tasa ja Targu jõudsime kodumaale aina lähemale ning hommikul olimegi juba esimese laeva peal. Reisi lõpp aga läheneb ja kallis marga pusta kahaneb. Ankeete täidan tollis mõnuga. Vada inimese elu, see on isemoodi kallis ja ta ei sõltu valitsevast mallis ja reisikotti viinad peidan ta.